tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuhid Kairi ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Täna on meil saates külas naine, kes on loominguline geenius, võib vist niimoodi öelda. Ja 100% sekundeerin. Ta on fotograaf, ta on ema, hobi renoveerija, / sisekujundaja, / pahteldaja, sneakerhead. Ja siin tuleb väga palju põnevaid teemasid täna jutuks. Ehk siis pange käed kokku, tere tulemast saatesse Keter Kuusmaa! Sportland, Be First podcast. Istusin seal kohvikus ja vaatasin ja mõtlesin, kunagi pildistan mina ka Vogue'i kaanele. Sul on üks ruum, mida enamus inimestel tõenäoliselt kodus ei ole ja selle nimi on otse loomulikult Sneaker Room. Palju sul siis neid ketse nüüd ikkagi on ja miks neil eraldi tuba suisa vaja on? Imelikum hüüdnimi, mis mulle pandi, oli Väike Sumo. Mõelge nüüd, mis üks tüdruk tunneb, kui teda hüütakse terve laagri väikseks sumoks. Sportland, Be First podcast. Aitäh, väga meeldiv algus. Vähemalt jah, sa oled jätkuvalt siin, ära ei ehmatanud. Kas see on su esimene podcast? Ei, ma olen... Ta on päris palju käinud, ma olen isegi kuulanud siin eile õhtul veetsin aega sinu seltsis, väga meeldiv oli. Ma olen jah käinud ikka paaris, on kutsutud. Kas sa oled tavaliselt rääkinud oma tööst nendes podcastides või? Pigem tööst jah, need on kõik olnud kuidagi nagu fotoalased. Jah. No väga äge. Ma arvan, et täna me kuuleme sinust ka hästi palju. Aga enne mäng, on ju? Kõigepealt me ikkagi mängime meie esimeste mängu, iga jumala kord. Mina alustan laused, sina lõpetad, räägime sinu esimestest. Ja ma panin sulle hästi lihtsad küsimused, nii et olguds. Esimene pilt. Ja ma tegelikult mõtlesin sellele, ma olen teie podcasti ju kuulanud ja ma tean, et see mäng tuleb ja ma mõtlesin, huvitav, mis nad minu käest küsida võivad. Aga nad kindlalt küsivad, mis mu esimene pilt oli. Nii, mõtlesin, aga tead, mul niimoodi kohe ei tulnudki pähe. Üks pilt tuleb pähe, mis mulle nagu tohutult endale meeldis, mis ma tegin, kui ma võisin olla 14-aastane, siis täpselt mu vend sündis ja ma pildistasin oma venda mingi väikse digikaameraga, mis meil kodus oli ja mind hämmastas, kui nunnu ta on, kui isamoodi ta on. Iga kord nagu, kuidas see saab olla võimalik, et see laps on lihtsalt nii isamoodi. Ja need pildid tulid tõesti nagu minu meelest meeletud head beebipildid. Ma mõtlen, miks ma beebipildistajaks? Kui ma nüüd mõtlen. Sul on see võimalus veel. Et need on nagu sellised esimesed pildid, mis ma tõesti nagu mäletan, et ma nagu teadlikult tegin ja nagu katsetasin ja proovisin. Aga vaata, kuna ma ei ole sellisest perest pärit, kus pildistatakse või tehakse kunsti või... No mul vanaisa tegelikult joonistas väga palju, aga tema kahjuks lahkus meie seast siis, kui ma olin hästi väike. Nii et ma ei saanud taga nagu üldse väga palju aega veeta ja seda nagu siis tema kõrvalt praktiseerida. Aga ma olen ju ikkagi spordiperest pärit nagu läbi ja lõhki, et see oligi minu jaoks nagu täiesti nagu iseseisev avastus, nagu fotokaamerad ja pildistamine ja joonistamine ja maalimine ja kõik sellised asjad, et nagu väga veider, kuidas see üldse juhtus, ma ei tea, keegi ei tea. Lihtsalt läks nii. Sisemiselt universum lihtsalt suunas sinna, kuhu sa minema pead. Võib-olla. Et selles mõttes nagu veider, et ma olen nagu sattunud nii kõrvalisele teele oma vanematest. Aga kas nad saavad aru, mida sa teed nagu selles mõttes? Et... Ma arvan, et nüüd vaikselt juba saavad, võib-olla ema rohkem kui isa, aga nad proovivad ennast kurssi viia, nad käivad mu näitustel, kui mõni on, nad käivad mu... Ma ei tea, mis siin on olnud mingid, kuulavad mu podcaste, on väga, kirjutavad alati, nad on väga uhked minu üle. Ajakirju ostavad, kus minu pildid on sees. Ja, küsivad nõu, kui vaja on niisugusel teemal. Et selles mõttes ma arvan, et nad nüüd juba saavad. Võib-olla vanaisa vähem, aga ema-isa jah, juba jagavad matsu. Sa mainisid, et sa oled spordiperest. Ma arvan, et sporti jälgivad inimesed teavad väga hästi, kes on su isa. Aga sa võid lihtsalt nagu referentsiks öelda, et kes on Aivar Kuusmaa? Korvpallur endine, nüüdne treener, äkki. Nii. Kas tänaseks sa oled üle saanud sellest, et sa ei taha öelda, kes su isa on? Ja olen küll.
lapsena see oli probleem väheke. Ma olen eluaeg käinud Kurgjärve laagris, ma ei tea, kas keegi teist on käinud, ülilahe. Mul sõbranna käis, aga mina mind ei lastud sinna. Alati, kui ma nagu räägin sellest, siis kõik on seal minu meelest käinud nagu sporti teinud. No ühesõnaga, mina käisin ka seal lapsena hästi palju ja ühe laagri mul õnnestus niimoodi, et viimasel päeval saadi teada, et ma olen Kuusma tütar, sest tavaliselt läks alati niimoodi, no siis ma olin ju ka, isa oli veel tegevmängija, siis mis ma võisin olla mingi vara teismeline on ju, ja siis mulle kõige imelikum hüüdnimi, mis mulle pandi, oli Väike Sumo. Mõelge nüüd, mis üks tüdruk tunneb, kui teda hüütakse terve laagri väikseks sumoks. Sest et Sumo oli su isa hüüdnimi. Ja ma olin Väike Sumo. Samas see on kinda nunnu nagu. On küll kinda nunnu. Aga sa ütled, et spordipisik on sul ikkagi küljes, aga sellest me saame hiljem rääkida, aga justkui nagu sportlase karjäär läks sinust veidi ikka kaugelt mööda. Et korvpallurist must ei saanud. Küll aga korvpallurid on väga seotud, ma ei tea, kas see on nüüd väga ebaloogiline link siit tuleb, aga korvpallurid kannavad ketse. Ja ma küsingi, et mis olid sinu esimesed ketsid? Tead, ma mõtlesin sellele, ma mudelit ei mõeld välja, aga see pidi olema nagu siuke teadlik valik, pidi olema mingi adikets, sellepärast, et mu isa oli adisportlane ja me käisime, kas te mäletate, Viru tänaval oli adipood? Mega äge. Ja me saime, kuna isa oli sponsoreeritud Adidase poolt, siis me saime sealt valida tooteid. Ja kui sa vaatad mu klassipilte alates mingi 4.–9. ma olen alati Adidases. Nagu ma võin teile pärast saata, need on päris naljakad. Aga see on nii, jah. Ja sa oled jätkuvalt Adidases. Mul on natukene piinlik, et meil ainult Nike karbid siin on praegu, et oleks pidanud korrigeerima natuke seda riiulit siin. Ei, see on kõik väga fine. Aga jaa, nüüd ju minu elukaaslane töötab Adidases, et kuidagi elu on nii läinud, et ma olen selle brändiga nagu pikalt seotud olnud. Küll aga mul on olnud Nike ketse vahepealsetel perioodidel. Aga kuidas täna on? Kas siin nagu võib kunagi näha mingist teisest brändi ketsis kui Adi? Reebokis. No, sellepärast need on sama nagu... Tegelikult ma mingi hetk andsin ka väga palju konse. Ja tulid ikka Nike verrega. Ja ma isegi ükskord küsisin Martini käest, et kuule, kas see oleks okei, kui ma suveks endale valged konsid ostan? Siis ta ütles, et põhimõtteliselt nagu on, aga eks sa ise tea. Kus sinu influka rahad on? Ma loodan, et ta ikka maksab sulle selle promo eest korralikult, et ainult Adi on. Ei, aga mulle meeldib ka, olgem ausad. Selles mõttes tõesti, kui ma olen lapsepõlvest saati selle brändiga nagu nii seotud olnud, see ei ole minu jaoks mingi teema, et ma tunnen, et see ongi minu bränd ja see on väga fine. Ja nad kõnetavad mind oma tegemistega väga, et... Aga kui neil läheb nagu täiesti nagu kõik nende disainerid muutuvad kohutavateks inimesteks, kes ei suuda mitte midagi head toota, siis kas sa vahetad brändi? Hea küsimus. Okei, ja ma käin siis ainult Dr. Martensit. Et lihtsalt siis sa eirad nagu spordikategooriat, kuni see normaliseerub. See läheb nagu mega raskeks, sest ma kannan päriselt ka ainult ketse. Ma arvan, te mõlemad teate nagu ise ka ju. Ma ei suuda mitte midagi. Okei, veel mingid saapad paned jalga talvel, aga nagu ma ei tea, kui ma peaks mingi konsa, kui te mind kunagi konsa kingas näete. Sandra näi, kuidas ma spordiaasta tähtedel lihtsalt surin nagu peale 10 minutit konsustas, ma olin mingi, oh my god, kus mu tossud on. Et see saab, siis palun jäädvustage, see on ajalooline hetk, ma arvan. See on see reaktsioon mingi, wow! Okei, aga mina võtan meie järgmise küsimuse, kuna me juba konstast rääkisime, siis minuga on see alati piinlikud hetked, aga sul, esimene piinlik hetk? Neid on nii palju kogu aeg ausalt. Ma olen aga pajata meile üks. Ma olen siuke inimene, kes suudab ennast ise panna väga piinlikesse olukordadesse. Näiteks just üks päev, see polnud nüüd esimene on ja see on nüüd väga mitmes juba. Ma ei tea, kuidas teil tüdrukud on, aga mina, kui ma kannan maski ja kui inimesed kannavad maski, ma ei tunne enam inimesi ära. Ja saad aru, mulle tuleb üks kutt vastu, ma olen täiesti kindel, et see on üks inimene, keda ma tean. Ja ma nagu noogutan ja lehvitan ja umbes nagu, naeratan nagu läbi maski, siis ta vist arvas, et ma teen talle silma. Siis ta läks must mööda, siis ma mõtlesin, kurat, see vist ei olnud see. Siis ma pärast kirjutasin talle, kuule, kas sa käisid must Kristiine keskuses mööda? Ei, mina see küll ei olnud. Siis ma mingi, okei, ja ma teen võõrastele poistele Kristiine keskuses silma lihtsalt. Et ma punastan hästi kergelt, et kui näiteks minu käest õpetajad küsisid tunnis midagi ja ma pidin püsti tõusma ja vastama, siis ma läksin näost täiesti tomat punaseks. Ma arvan, te näete, ma praegu ka punastan õrnalt. See ei tea, siin on küll väga ilus.
ja siis kõik kutid said muidugi ka Keter, tomat. et no siukseid asju on nagu väga palju elus olnud. Ma mõtlen, kas mingi siuke piinlikum, nagu väga-väga piinlik hetk. Too see välja. Et ma mõtlen ruttu mõtlen oma peas kõik oma eluhetked. Kõik kõige piinlikumad hetked. Mõned aastad siin. Ma iga kord fotograafidena kujutan ette, kuidas nagu kõige piinlikum hetk oleks see, kui sa nagu pildistad ja siis sa kukud kuhugile. Sest minu arust te turnite kogu aeg mingi absurdsetes kohtades. Selliseid asju on ka juhtunud. No töös on mul ükskord nüüd alles hiljuti juhtus niimoodi, et ma panin akud laadima kodus ja nagu seljakotist natuke eemale ja läksin hommikul, võtsin seljakoti selga, aga akud jätsin kenasti laadima ja jõudsin nagu tööle. Õnneks kõik oli nagu väga chill, ma pildistasin interjööri ja siis vaatan, need jäid sinna. Ja siis võtsin takso ja sõitsin tagasi kenasti. Et noh, siis on nagu, muidugi on täiega piinlik kliendi ees, aga noh, õnneks inimesed on üldiselt nagu üli aru saavad. Ja... See on inimlik. See on 14 aastat ikkagi teed, siis no paratamatult juhtub, et mõni objektiiv jääb maha või akud on tühjad või kaart ununes kogemata kaamerasse mitte kuigi panna. Ma alati vaatan nagu õhtul kõik üle, et nagu tööasjad oleks valmis, kui ma kuhugi tean, et ma pean hommikul minema, et ma ei hakkaks hommikul rapsima nende asjadega. Kaardid tühjaks ja ongi noh. Aga tookord mul jäigi nagu need akud, tavaliselt ma panen nad nagu kuhugi lähemale, et ma näen neid, aga nad jäid mul nagu sinna akna alla. Ja kuidagi ikka läks nii, et võtsid selle seljakoti, mis oli juba valmis pakitud ja oma peas mõtlesid, et noh, see on ju valmis pakitud. Ja noh, nii ta läks, eks. Aga lapsepõlvest veel, no ma räägin, et võib-olla see spordilaagrites see väike sumo ja no siuksed asjad, noh, okei, see ei ole võib-olla piinlik, aga see on nagu siuke võiks nagu olemata võib-olla olla väiksel tüdrukul või? Ma ei tea, tegelikult võib-olla nüüd ma naeran selle üle, aga siis võib-olla oli nagu rohkem siuke, et miks mina? Maimi. Kas ja kui palju üldse tuli ette nagu kiusamist selle pärast, kes su isa on nagu? Ma arvan, et kuna ma olen hästi õrna hingega ja ma olen siuke tegelikult nagu suhteliselt kuidas siis öelda? Õrna hingega, ma arvan, ongi hea öelda, et ma nutan hästi kergesti ja nagu nüüd küll võib-olla vähem kui lapsena ja teismelisena, aga jah, nagu kui ma mõtlen sellele, siis ikka tuli küll nagu selles mõttes, et nagu mingeid siukseid kommentaare, mida võib-olla nagu lapsed nagu teadmatusest või õelusest lihtsalt nagu teevad, et võib-olla nad ei mõtlegi midagi paha, aga see nagu tuleb neil kuskilt. Ma ei tea kust. Või siis nagu mingist siuksest võib-olla isegi, ma ei taha öelda kadedusest, aga mõnes mõttes see võib tulla nagu mingist siuksest nagu kadedusest äkki, et aga jaa, no oli küll. Näiteks oli ka siukseid olukordi, kus ma olen üles kasvanud Nõmmel, no laagris seal ja ma olen lihtsalt jalutanud ja näiteks mingi suvaline noortekamp tuleb vastu ja karjub, see on see Kuusma tütar. Pole isegi õrna aimu, kes need inimesed on ja noh, see tuleb nagu ma räägin minu ajal kindlasti rohkem, mu vend ja õde võib-olla sellega nii palju kokku puutunud ei ole, aga noh, sellistel hetkedel. Aga kas vastupidi just ei olnud sellist olukorda, et inimesed tulid ja ütlesid, wow, see on see Kuusma tütar. Sest ma küll, kui ma esimest korda vaatasin, ma mõtlesin, wow, see on see Kuusma tütar. Võib-olla, ma niimoodi ei mäleta, võib-olla nagu need halvemad hetked jäävad meelde. Noh, muidugi ma olen ju meeletult uhke oma isa üle ja see, mis ta saavutanud on üliäge ju ja kõik ja ma arvan, et Eesti rahvas võiks ju ka olla. Ma arvan, et ongi vähem inimesed, kes spordist ja just korvpallist jagavad, siis ma usun, et nemad on väga. Aga me rääkisime nüüd posust ebaõnnestumistest, räägime sinu esimesest õnnestumisest. No tead, ma tegelikult mõtlesin sellele, tead, mis minu esimene nagu päris õnnestumine on või? Nii. Minu laps. Küll ta on tore ja küll ta on hästi välja tulnud, noh. Tõesti on, te peaks nägema teda. Ise tehtud, hästi tehtud. No täpselt. Et, noh, on nii väiksemaid õnnestumisi ka, aga nagu see on üks siuke asi, mis on tõesti suur õnnestumine. Arusaadav, mul on iga kord mad respekt, kui ma mõtlen, mida naised läbi teevad selle jaoks, et laps sünniks, on nagu wow. Üks asi on see, et sünnib, see on nagu kõige algus. Et see, mis on juba väga hardcore. Ja. Aga mis sa tunned, mis sa oled teinud selleks, et ta kukuks nii hästi välja? Ja ka väga palju ebaõnnestunud selle juures.
no ma ei tea, ma arvan, et esiteks ma olen väga hea partneri valinud, et Martin on suurepärane isa, ta on tõesti nagu vau. Ja teiseks nagu võtnud asja, võib-olla mitte esimesel aastal küll, aga nagu järgnevatel aastatel vabamalt, et ma ei loe mingi meeletult mingeid kasvatusraamatuid ja ma ei, kuidas siis öelda, ma usaldan oma sisetunnet nagu tema kulgemise juures siis nii-öelda ja kasvamise juures, et lihtsalt olla talle nagu olemas ja täpselt nagu minu ema mulle on nagu eluaeg olnud ja et mitte piirata teda ja mitte nagu, jah, mingeid hetki peab keelama, see on paratamatu, sa oled vahest ikka see kuri ema, kes ei luba midagi või ei ütleb, et pane nüüd see selga. See on praegu algusaastadel, mõtle, kui ta tiinekas on, kui palju sa siis keelad. Ei tea, kas siis ka ütlen, et mu suurim õnnestumine. Sisenda seda endal lihtsalt, suurim õnnestumine. Et ja lihtsalt proovinud sellega nagu kaasa minna niisuguse looduslikul väel. Et mitte üle mõelda siis. Sest ma tegelikult seda esimest aastat kindlalt mõtlesin nagu üle. See oli päris raske ikka nagu. Minu meelest Liisaga rääkisite ka sellest, et nagu naised, kui nad jäävad rasedaks, siis kogu energia läheb sellele, et nagu valmistuda selleks sünnituseks. Et elaks ma vaid selle sünnituse üle, saaks ma sellega nagu hästi hakkama. Siis on nagu, ja siis saad selle sünnitusega nagu hästi hakkama ja siis sa oled selle nagu titega. Ja siis, aga mis nüüd? Keegi ei öeldi, et mis nüüd? Oh my god, selle jaoks on ka energiat vaja. Et sellega oli jah, nagu esimesed 3 kuud oli ikka full on horror. Ta ainult nutis. Ma arvan, et ta nutis nagu sellest ka, et mina olin ebakindel. Et see kõik oli nagu nii uus ja mõelge nüüd, fun fact, ma kardan öösiti üleval olla. Ja ma pidin selle röökiva titega öösiti üleval olema. See oli minu jaoks kõige õudsam asi maailmas. Õnneks ta sai sellest vist aru ja ta hakkas 2. kuul terve öö magama ja karjus ainult päeviti. Aga oli selliseid hetki, kus sa lihtsalt nagu panidki lapse rahulikult voodi peale, ta nuttis, läksid korra kõrval tuppa, hingasid 1, 2, 3, läksid tagasi, sest et see muud moodi ei olnud võimalik. Aga nii kui 3 kuud minu lapsel täis kukkus, kõik vsjo, mitte ühtegi nutuhoogu enam praktiliselt ei olnud, et see oli siuke esimene see, ei teagi, mis tal oli, et kas gaasivalud või närvisüsteem arenes või lapsed on erinevad. Et näiteks meil naabripoiss kõrvalt on 6 kuud vanem, tema oli 3 kuud selline, et ta ei teinud piuksu ka, nagu täiesti 0, lihtsalt magas, naeratas. Siis miks, nagu, mis ma olen elus valesti teinud. Ja siis, aga nüüd on jällegi nagu natuke vastupidi, et minu laps on siuke kullapai, kõike teeb ettevaatlikult ja siis teine poiss on siuke, mis on ka lahe tegelikult, kõik lapsed on lahedad, lihtsalt nad on omamoodi. No poisid ongi vist rohkem ka siuksed nagu mürgeldised. Ja. Kuulge, aga meil on veel esimeste mängus 2 küsimust, enne kui me jätkame Full On podcastiga, ehk siis esimene võistlus. See võis olla, teate, see oli lauatennises midagi, see oli enne kooli. Ma käisin lauatennise trennis, mu ema oli lauatennisist ja mu vanem oli lauatennise treener ja see pidi olema enne kooli. Ja kui mul on üks lahe pilt ema isaga sellest võistlusest muide olemas. Ja full Adidase selle. Aga kui te küsite, mitmendaks ma jäin, ma ei tea, aga mul on diplom käes, nii et ma mingi koha pidin saama. Aga sealt edasi tulid juba kõiksugused koolivõistlused, ma olin absoluutselt vist igas võistkonnas, mis olla sai, jalgpall, korvpall, võrkpall, käsipall, rahvastepall. Ja kurkavõistlused, ma mäletan, et ma olen ühe võistluse Kurgjärvel minu meelest võitnud, kui ma nüüd ei eksi, see oli mäkkejooks. Tugevad isa jalad. Mulle meeldib teha kiireid mäkkespurte. Ja et siuksed asjad ja. Tennises ma käisin ka, ma olen muidu lapsest saati tennist mänginud peale lauatennis siis. Käisin ka mingitel võistlustel, aga minu meelest mul seal väga hästi ei läinud ja sellest ka see siuke nagu võib-olla mitte loobumine, aga mitte siis täielikult edasi minek selle alaga.
kas see, et sa nii paljusid erinevaid spordialasid proovisid, oli kuidagi sinu enda valik või vanemad olid need, kes suunasid, et proovi seda? Ei, vaata need kooliasjad olid niimoodi, et need olid ju kuidagi nagu seal programmis sees, et tegelikult ma trennides ei käinud, et ma käisingi ainult lauatennises, tennisetrennis. Et ma niimoodi otseselt jalgpalli ma mängisin kodus sõpradega, poistega hoovis kogu aeg Nõmmel. Nagu õigus, isa pidi öösiti karjuma ruttu tuppa, mis sa seal. Ja siis mu naabripoiss treenis mind üks terve suvi väravavahiks. Terve suve. Ta praktiliselt pani 2 puud ja siis muudkui lõi mul ja mina neid sealt püüdsin. Mis ta agenda oli? Tiimi oli vaja. Tahtis must väravavahti teha igatahes. Kutid, meil on üks vend on puudu, aga mul on üks naabrite trukk. Don't worry, ma treenin ta väravas, sest keegi taha ju tavaliselt väravas olla. Kõik tahavad ründajad olla. Say no more. Põhimõtteliselt vaadates minu füüsilisi eeldusi, ma ei saanud aru, miks ta tuli, selle peale, ma olen lühike. Ma ei ole nagu mingi, selles mõttes ma olengi pigem nagu sportija, et ma oleks nagu hea ründes olnud, ma kujutan ette, mis ma ka olin seal koolivõistkonnas siis. Aga jah, ja see oli naljakas jah, et ma olen niisuguse hoovisporti ka meeletult teinud. Nagu lapsepõlves, et kõik ukakad, ma ei tea, mis iganes sa välja mõtled, et need on kõik ära mängitud. See on nii äge väljend, hoovisport. Me oleme tegelikult varasemalt ka sellest rääkinud, et kes on kuskil Mustamäel seal teinud hoovisporti, et kuidagi kohati võib-olla selle peale isegi ei mõelda. Kas see eksisteerib täna peal või? Ma ei tea. Kurb on ju. Tegelikult ma niimoodi, kui ma olen just käinud jalutamas seal, kus ma nagu üles kasvasin, et tegelikult ega neid lapsi seal enam niimoodi väga ei näe. Nagu ma arvan, meie ajal oli. Küll me oleme vanad. Aga ma ei tea, samas võib-olla, ma ei oska öelda, äkki ma ikka tahaks loota, et midagi ikka toimub. Eks anna meile teada siis, kui Carlota sinna vanusesse jõuab, et ta hoovispordiga tegelema hakkab. Aga see oleks äge teada tegelikult, et kas või kuulajate käest, et mis olid need hoovispordid, mida te tegite, et kui te olete YouTube'is, siis pange meil alla siia kommentaaridena kirja, et mida teie hoovis mängisite. Päris äge oleks teada. Aga meil on viimane küsimus. Kes oli sinu esimene klient? Esimene klient? No ma hakkasin mõtlema, kusjuures mõtlesin, ma prooviks otsida selle esimese arve üles, mis ma oma ettevõtte alt kirjutanud olen. Aga kuna ma kunagi tegin neid käsitsi ja need on kuskil vanade ketaste peal, siis mul polnud selleks aega. Aga no ma nagu niimoodi mäletan, et Huppa oli laste rõivaste bränd, kellele ma tegin behind the scenes video, mille eest ma sain minu meelest ühe oma esimese raha. Ja ma tahaks öelda Riigikantselei, aga ma ei ole kindel, sest ma mäletan, et nagu, minu meelest ma käisin mingit üritust seal pildistamas ja või mingit, täpselt see oli, see on juba mingi 5-6 aastat tagasi, nagu ei tule niimoodi mõelda, aga mõtlen, et see oleks nagu üks põhjus, miks ma pidin selle ettevõtte nagu lõplikult ära tegema, sest et Riigikantseleis sa pead ikkagi esitama nagu arve, et ei käigi sulle rahas nende seda. Aga eks ta midagi sellist seal oli jah, et aga siuksed esimesed nagu teadlikud kliendid, kes on nagu minu nagu väga-väga siiamaani head kliendid on näiteks Kairi Lentsius, kes on disainer, Kris Soonik, et siiamaani ka teeme 11 koos, et sellised kliendid, kes on nagu ikkagi, et vau, ja ikkagi mood. Jah, ta on kuidagi nagu sinna läinud, eks, et kas siis ilmselt ikka nagu mingis alateadlikkus. Jah. Väga äge. Nii, aga ega me jätkame samal teemal selles, et me jätkame fotograafiast, me räägime ju esimese asjana alati tööst ikkagi. Nii et pajata natukene sellest, et miks sa otsustasid Londonisse minna fotograafiat õppima? Kusjuures esimesena ma ju läksin tegelikult 16-aastaselt Inglismaale keskkooli. Ma ei teagi, kuidas nagu minu vanemad on suutnud minust siukse maailma kodaniku kasvatada, et ma olen käinud Kreekas lasteaias, aasta Belgias koduõppel olnud, siis läksin Inglismaale keskkooli ja seal Inglismaal on keskkoolisüsteem teistsugune. Seal on niiviisi, et sa ei õpi intensiivselt kõiki aineid nagu Eestis, vaid sa valid endale 5 ainet, mida sa soovid õppida. Ja mina siis mõtlesin, et mis oleks nagu tore. 16-aastasena. Mis oleks tore. Ja lihtne. Jah, et saaks hakkama. Ja
ja siis ma seal valisingi endale fotograafia, kunsti ja disaini, filminduse, psühholoogia. Inglise keel oli nii-öelda kohustuslik. Midagi oli veel, aga media studies. Ja niimoodi ta hakkaski. Ja kuidagi sealt see läks nagu nii loomulikult, et me alustasime ju ainult filmile ja Pimikutes ise ilmutasime kõike ja nagu see oli lihtsalt nii põnev ja nii nagu cool ja nii nagu teistmoodi. Sest ma ei kujuta ette, et ma 16-aastaselt Eestis saan nagu Pimikus ilmutada nagu päevast päeva lihtsalt ja nii süvitsi sellega tegeleda. Et see oli minu meelest see oli väga lahe ja väga nagu äge elukogemus ka, et isegi kui ma nüüd mõtlen, et kui must ei olekski fotograafi saanud, siis ikkagi nagu midagi nagu nii lahedat oma elus kogeda. Ja kõik see muu sinna juurde, kogu see kultuuri osa ja see meedia ja kusjuures tollel ajal ju alles hakkasid tekkima iPhone'id, hakkasid tekkima Netflixi, siis Netflix oli nagu sellel ajal selle DVD posti saatmisteenusena USA-s on ju. Et nagu sellised asjad olid, et sa pidid nagu reaalselt ikkagi minema videolaenutusse ja laenutama mingi filmi või ostma selle DVD, kui sa tahtsid näha või kinos käima siis, eks. Mis ajad on? Ma mäletan, me käisime terve kursusega James Bondi vaatamas ja pärast kirjutasime nagu pika essee sellest, et nagu lahti, et mis seal kõik nagu, miks seal on product placement nii ja kes seal umbes kinni maksab ja kõik siuksed asjad, et nagu kõik, see oli tegelikult nagu ülilahe. Ja see oli huvitav ja see nagu, ja mul ei olnud nagu kordagi keskkoolis siukest tunnet, et ma ei taha õppida või miks ma seda teen ja nagu kõik oli põnev, kõik oli nagu, ma tahangi seda teada. Miks ma rohkem sellest ei tea? Et selles mõttes hästi äge. Aga kas sul ei tulnud hetkegi sellist mõtet, et äkki peaks ikka võtma mingi matta või mingi füüsika või keemia, et ei? Ei tulnud tõesti. Aga perekonna poolt ei kodust ei tulnud mingit pinget? Ei, üldse mitte. Mu ema pigem elas kaasa, et ma ei pea seda tegema. Ma ei taha õppida. Ma ei tea, kas ma olen nüüd rumalam selle pärast, ma ei oska öelda, nagu, et ma ei ole keskkoolis matemaatikat õppinud, ma võib-olla olen, aga Arveid suudad koostada? Suudan. Kõik eluks vajalik olemas. Mingil määral kalkuleerida. Oskad kalkulaatorit kasutada? Et jaa. Aga ma arvan, et ma saan seda kõike kogeda võib-olla, kui nüüd Carlota läheb keskkooli, võib-olla ma saan kõik uuesti enda jaoks selgeks teha. Või siis läheb ta ka Londonisse? Jaa, ei tea, on ju. Jumala eest. Aga miks sa tagasi otsustasid tulla? Tead, nüüd oligi see, et ma käisin keskkooli ära ja siis ma läksin aastaks Londonisse. Inglismaal on niimoodi, et kui sa tahad õppida ükskõik mis kunstiala ülikoolis, sa pead tegema enne foundation course'i, mis siis on samamoodi, et sa õpid põhimõtteliselt kõiki aineid enne läbi fotograafiat, moedisaini, arhitektuuri, skulptuuri, printmaking ja siis kuidagi läks nii, et ma läksin Londonisse seda ülikooli õppima ja siis ma võisin olla 18-19 ja ma kuidagi eksisin seal ära. Kus ma enne käisin, see oli paar tundi Londonist, üks väike linnake, Boston, seal oli jumala nunnu, kõik oli nagu siuke hubane, kodulähedane, nagu kõik oli nagu hästi tore. Siis London oli lihtsalt nagu nii suur, inimesed olid nii teistmoodi, nagu keegi ei võtnudki sind lõpuks omaks. Mul ei olegi nagu sellest ajast ühtegi sõpra, sest et nagu ma ei saanudki seal nagu head kontakti kellegiga. Ja kuidagi tuli siuke hull koduigatsus, nagu ikka meeletu. Kui esimesed 2 aastat seda üldse ei olnud, siis 3. aastal oli ikka nii, et that's it, nagu ma ei suuda enam. Ja siis ma tulingi tagasi, tegin selle kursuse küll ära, ilusti lõpetasin, pidasin nii kaua vastu. Ja siis tegin Tartusse kõrgemasse kunstikooli, mis nüüd on Pallas, Tartu Pallase. Ma arvan, et me kõik teame, millist kooli sa mõtled. Ja sain sisse fotoosakonda, nagu endale ka üllatuseks, sest seal oli meeletu konkurents, seal oli mingi 100 inimest tahtis ja lõpuks nad vist 18 võtsid või midagi sellist. Ja
läks jah kuidagi nii, et sain sisse. Fun fact. Tartu Kõrgem Kunstikool on rakendusülikool. Ta ei olegi nagu, sa saad rakenduskõrghariduse. Ja mina naiivse inimesena, nagu ma olen, ei teadnud seda. Ja siis alustasin 1. septembril kooliaastat, siis vaatan, saime selle kava, õppekava, vaatan 4 aastat. What? 3 ei peakski olema. hea eeldö, väga hea eeldö. Ja siis no siis 4 aastat, no mis siis ikka, käisin 4 aastat ilusti ära, lõpetasin ära ja suht raske oli, tegelikult oli väga raske. Ma ei tea, ma olen kuulnud päris paljudel on ülikoolis ikkagi nagu, kuidagi nagu esiteks, kas see aine või ala on õige, mis sa õpid, eks, need inimesed, kuigi mul oli väga tore kursus, ma siiamaani suhtlen oma 2 väga hea kursaega. Me 3 pingutasimegi selle lõpu ära, nagu sellest 16 või kes sinna sisse said. Meie lõpetasime. Ja oligi see esimene armumine oli siis, esimesel kursusel kohe nagu väga raskelt ära armuda ülikooli ajal on väga keeruline, eriti kui nagu Martin oli Tallinnas ja mina Tartus ja siis kuidagi neid asju nagu lapitada. Aga jah, ära tegin üle kivide ja kändudega. Lõpuks isegi päris hästi lõpetasin, et ja ma olen selle üle uhke. Tead, ma tahan sulle enne öelda, ma vist ei ole sulle seda kunagi öelnud, aga ma mäletan, kui sa läksid ülikooli Inglismaale ja kui ma ei eksi, siis su isa oli sellel ajal juba TTÜ peatreener või ta siis oli kuidagi sellega seotud või kas ta mängis veel midagi ta oli ja ma mäletan, ma küsisin, et kuidas sul tütrel läheb ja siis ta ütles täiesti nagu kivinäoga, aga samas ma nägin sealt sellist nagu väikest nagu õnnekiirt, et talle vist väga seal ei meeldi ja siis ta oli lihtsalt, ma nagu nägin, et ta oli täpselt selline nagu, et ta vist tuleb tagasi, ma saan oma lapse varsti tagasi. Väga armas, ma ei teadnudki, et isa niimoodi võis igatseda. Aga mõtlen, et kui sa tagasi tulid, ma korra lihtsalt astun selle juurde veel tagasi, et kas su vanemad püüdsid siit kuidagi ümber rääkida või see oli pigem see, et see on sinu otsus ja tule? Ja, ei, kogu aeg oli, et nagu väga toetavad on nad selle kõige juures olnud, et kas see on pigem olnud lihtne või pigem on see, ootasid sa midagi muud nende poolt? Ei, ma arvan, meil on kõik väga orgaaniliselt läinud, et eks võib-olla oli nagu mingeid hetke, et kas ma nüüd vedasin alt, et ma ei pidanud seal kauem vastu või kas ma oleks pidanud seal kauem vastu pidama, et kas ma oleks seal suutnud mingit suuremat karjääri teha või eks ikka tekib ju siukseid hetki ja kõhklusi aga samas isaga olen sellest hiljem rääkinud ka, et tegelikult see elukogemus ja kõik see, mis sa sealt nagu üksi olles saad, mul ju vend läks ju 13-aastaselt Itaaliasse, et nagu nad on alati selle poolt olnud, et nagu iseseisvalt hakkama saada, aga alati ka toetades, nagu kuidas siis vaja on ju. Et ja ei, väga on vedanud sellega, siis vanematega sellega. Sa toimetad praegu ka väga iseseisvalt, et sa oled siis vabakutseline tegelikult, on ju, et sa teed oma ettevõtte alt kõik asju. Kas sulle meeldib pigem olla nagu iseenda boss? See on väga raske, mul on väga tihti endaga koosolekuid, kus ma olen enda peale väga kuri, et jälle on jah. Aga selles mõttes on see ikkagi ideaalne, eriti väikse lapse kõrvalt, et ma saan olla nagu oma aja peremees, ma saan otsustada, kas ma teen midagi, kas ma ei tee midagi, kas mul on vaja olla sellel hetkel hoopis lapsega kodus või et mul on nagu selles mõttes on see kergem. Teisalt nagu iga jaanuar, me oleme ka siin jaanuari lõpus, jaanuarid on väga rasked kuud, väga vaiksed. Ja see on juba niimoodi 4-5 aasta, nüüd ma enam paanikasse ei sattunud, et tavaliselt ma olen ikka kergelt paanikas jaanuaris olnud, et kas nüüd ongi kõik, et kas nüüd ei tulegi enam tööd ja nüüd on nagu niimoodi, et peab minema mingile päevatööle. Et aga millest see tuleneb siis, et kõik võtavad hoogu 6 aastaks, panevad plaane paika alles, et ja kõik vist alles ärkavad sellest pikast pausist ja rahulikult nagu tulevad välja sellest nagu jõulu ja aastavahetuse teemast. Et kuidagi on jah niimoodi. Nüüd nagu see nädal on nagu esimene pikk, nagu siuke intensiivsem töönädal, et nagu need esimesed 3 olid siuksed kulgemised. No sul on väga ägedaid brände ja koostööpartnereid oma portfellis, kellega sa kõigiga oled koostööd teinud. Nagu näiteks Sportland. Just saying.
kas sul on mõned sellised tööd, mille sa tahaksid välja tuua? Ja ma ei küsi, et mis on olnud su lemmikud, aga võib-olla midagi, mis sa tunned, et vau, et selle võiks nagu välja tuua, et see oli midagi eriti innovaatilist või et see oli midagi sellist, kus sa tegid midagi sellist, kus sa kunagi polnud sellist asja teinud, et Ma arvan, et lahe oli see, et ma alustasin tegelikult nagu Laura Nestori, kes on fotograaf, tema kõrvalt. Kuidagi sain taga hea kontakti ja ta hakkas mind kaasa kutsuma, tegin kõigepealt neid behind the scenes videosid, sest et tollel ajal neid nagu väga palju ei tehtud mingi hetk, nagu siis kuidagi hakkasin neid tegema, ja siis oligi see, et tema töötas ka nagu väga moealal, siis kuidagi hakkasin tegema neid moevideosi, et need on nagu siuksed, mille üle ma tegelikult olen nagu väga uhke, need mulle väga meeldivad ja ma näiteks teen seda moekunsti kinoprojekti koos Helen Saluveeriga, kus ma nagu juba 3 aastat olen näidanud oma väikseid minifilme kinos, et need on sellised nagu südamelähedased ja väga nagu siuksed minu teemad. Aga muidugi on mingid kindlad fotod, mis on mulle nagu väga olulised või väga minu meelest hästi tehtud. No näiteks üks Woolish'i foto, ma ei tea, kas te teate, aga seal on üks modell Paula, kes on see on üks portreepilt. Tal on see cotton oks käes ja ta vaatab nagu hästi teravalt kaamerasse. See on siuke hästi sügav pilt ja hästi selline need mustrid ja see taust ja kõik jookseb nagu nii hästi kokku, et minu meelest see kohe tõmbab sind nagu endasse, kui sa vaatad seda pilti eriti suurelt, mul on see välja prinditud. Et see on kohe siuke nagu... See on sul ikka seal Instagramis üleval, et me saame saate kõik vaatajad, et ei pea ise endale ette kujutama, saate minna Get2 Instagramis ja vaadata järgi kõik need pildid. Aga seda on ka juhtunud, et sa ise vaatad, et nagu okei, see on nagu üks parimaid pilti, mis ma kunagi teinud olen, siis näiteks kliendile klient on nii, ei, ma tahan seda teist kõrval, mis on selline nagu sinu arvates meh. Kuidas sa sellist olukorras hakkad? Ei, kusjuures nagu klientidega meil on üldiselt suht sarnane maitse, aga on näiteks Instagramis sellist asja, et ma vaatan, see pilt on ülikõva. Ma panen selle üles, kõik laigivad raudselt. Ja siis tuleb mingi 20 laike ja nagu what? Ma vist ei jaga seda Insta maailma selles mõttes nagu eriti üldse, et nagu milles. Ja ma kunagi olen Kairiga rääkinud ka sellest, et mis värk on, et kui ma panen mingeid oma pilte või perepilte, siis kõik on mingi like. Aga kui ma panen oma minu meelest nagu ülikõvasid töid, siis on kõigil nagu... muidugi kliendid, nagu need, kes teavad ja vaatavad, nendel on see muidugi oluline ja nad nagu tunnevad mind just minu käekirja ja nagu selle alt, aga mulle tundub, et Instagram kui selline töötab nagu mingil hoopis muule tasemel kui minu võib-olla see portfoolio siis või. Aga samas ta on ikkagi nagu hea portfoolio koht, et kui mul on nagu vaja näidata kliendile, mul on koduleht ja siis Instagram on nagu 2 esimest asja, mis tegelikult lähevad nagu, mis annavad ülevaate siis, mida ma teen. Kuidas sul on üldse õnnestunud nagu nii ägedad brändid endale klientideks saada, et see on tegelikult ju väga paljudel ongi. Kuidas see jalg sinna ukse vahele siis nagu käib? hea küsimus. Ma arvan, et natuke on siin juhust, natuke on siin õnne, aga peab olema ka ma tahaks loota, et on ka mingit head tööd ja head silma, et mis nagu siis miks inimesed või miks kliendid tellivad minu töid või mind. No raudselt ei võtaks, kui sa nagu halvad pildid toodad, siis väga ei võta uuesti. Aga vaata, üks asi on see hea silm ja teine asi on see, milline fotograaf on inimesena. Kui sa peaksid kirjeldama mõnda head fotograafi, siis mis on need isikuomadused, mis tal olema peaksid? Fotograaf peaks olema hea suhtleja, mida mina kindlasti olen aastate jooksul juurde õppinud. Juurde õppinud? Või arendanud endas siis. Ma ei ole nagu liiga hea suhtleja, ma arvan. Ma olen üpriski kinnine inimene, ma olen üpriski selline, eriti veel, kui sa võtad Ketteri 5-6 aastat tagasi võrreldes see Ketter, kes teil siin praegu istub. Te ei oleks must piiksugi välja saanud, ma arvan. Et ma olen siuke, nagu... ma arvan, et siuke hea inimese tunnetus peab ka olema, et sa pead tunnetama need modellid või inimesed, kes sul kaameras on, mis vibe'i nemad
nagu vajavad, et kas nad vajavad sellist rõõmsameelset, head suhtlejat või nad vajavad kedagi konkreetset, kes neile ütleb, et nüüd on nii ja nii ja nii. Et sellist asja peab nagu hästi tunnetama, et kes sul seal kaamera ees nagu on ka, et mis hoiaku sa ise tema suhtes võtad. Et kui sa töötad professionaalsete modellidega, siis on see nagu lihtsam, nad on profid, nad oskavad poose võtta, tunnetavad valgust, saavad aru, kui sa ütled neile midagi. Siinkohal on ka teisi variante või on ka nõrgemaid modelle siis, aga see on juba, sellesse me ei hakka laskuma täna, aga nagu selles mõttes et nagu nendega on kindlasti vaja olla konkreetsem, kiirem, chop. Aga näiteks, kui sa töötad eraklientidega, kes tulevad näiteks, tahavad ise endas portreesessiooni või et siis on nagu hästi oluline tunnetada, et millist nagu või milline see suhtlus peaks olema, et üldiselt õnneks ma näen siuke suht leebe välja ka, et ma ei ole siuke väga karmi olekuga, et selles mõttes, et ma tunnen, et inimesed tavaliselt usaldavad mind nagu juba mu sellise oleku põhjal. Et et siukseid asju peab nagu arvestama ja nendega peab nagu mängima ja ongi, et täpselt, et ma olen natuke seda enda puhul nagu parandanud või et ma pean olema nagu julgem tihti, julgem suhtleja, julgem küsija, julgem arvaja. Et kui ma alguses olin siuke vaikne ja see on väga tore, ilus, siis nii ei saa, see ei lähe. Et peab nagu härjal sarvist haarama. Aga see on olnud protsess, see on olnud nagu õppimine, see on olnud tagasiside saamine ja see jätkub õppeprotsess, ma arvan, see jätkub veel pikka aega. Ma ei tea, millal keegi üldse inimesena valmis saab. Loodetavasti mitte kunagi. Aga kuidas sa sellega toime tuled? Sa teed väga palju kommertsfotograafiat ja seal on, ikka tuleb ette seda, et kunsti või oma nägemus tuleb teinekord alla suruda selle jaoks, et saavutada seda, mis siis kliendil vaja on. Et kuidas sa selle protsessiga toime tuled? Jaa. Ma just täna arutasin ühe inimesega seda, et nii tore on töötada väikeste independent brändidega, kellega sa saad nagu rahulikult koostöös disaineri või siis brändi juhiga nagu teha seda täpselt seda, mis on nagu oma looming. Et see on nagu nii mõnus ja see on nagu, see on nagu täpselt see, et siis tulebki need pildid on ju. Aga eks ikka see on suhtlus, see on puhas suhtlus, nagu ma olen märganud seda, et kui midagi läheb valesti ja seda juhtub klientidega, ärge arvake, et juhtub ja ikka oma jagu, siis suhtlus on üks asi, mille taha ma olen märganud, et asjad jäävad. Kui inimesed ei suhtle ja ei räägi asju läbi. Kas enne või pärast või ajal? Enne. Enne, pärast ja ajal ka. Nagu kõik, aga enne on ikka kõige olulisem nagu aru saada, mida keegi kellestki üldse ootab. Et kui see nagu, nii raske on niimoodi, et kui sa ei tea, mida sult oodataksegi ja siis sa pead nagu delivery ma on ju. Et suhtlus ja tagasiside. Ma olen aru saanud kõige olulisem, nagu ma loen Netflixi raamatut, kindlasti kõik on seda juba lugenud, ma olen siuke tavaliselt jõuan asjadeni nagu viimasena, et seal on ka see, ma olen jõudnud selleni, kui oluline on tagasiside ja tagasiside andmise viis, et tagasisidet tuleb anda positiivse noodiga, isegi kui see on negatiivne, et sa ei tekitaks nagu inimesest siukest tunnet, et ma nüüd pahandan sinuga või et ma nüüd see peab olema nagu konstruktiivne ja seal võib olla siuke naeratus juures, aga see peab olema ikkagi nagu selles mõttes, et ma olen ülitänulik, kui inimesed annavad mulle tagasisidet ja ma proovin ise ka hästi palju anda tagasisidet ja me proovime Marteniga anda üksteisele nagu, kui me midagi teeme ja arutame, et kogu aeg tuleks mingi tagasiside või et sa teaksid nagu, mida teised arvavad või et kus sa saaksid parandada oma mingeid sooritusi või et see on ülioluline. Ma tean, et me tahaksime fotograafiast räägida veel nagu mingi paar tundi, on ju. Aga ma liiguksin võib-olla edasi järgmise teema. Okei, ma küsin ühe küsimusele. Mis su kõige suurem unistus fotograafina on?
ja ma mõtlesin sellele, kui ma läksin esimest korda, Martin, mu elukaaslane elab Varssavis ja läksime sinna kõik koos perega vaatama siis, et millist korterit ja kuidas ja kus ja siis Poolal on oma Vogue. Ja siis ma ostsin selle Poola Vogue'i, istusin seal kohvikus ja vaatasin ja mõtlesin, kunagi pildistan mina ka Vogue'i kaanele. Ja. Nii äge! Ja ei, seda kindlasti või noh, jah, kas juhtub, ei juhtu, keegi ei tea, aga unistused muutuvad. Et võib-olla... Mis mõttes sa pead ikka manifesteerima, et sinu pilt on seal seesama, sul on see Woolish ja see asi. See pilt on. Ja, no jah, aga unistused muutuvad ja ma arvan, et võib-olla on tore, kui unistused muutuvad, sest et mingi hetk ma unistan lihtsalt maale elamisest ja võtan kanad endale ja lahkun sellest skenest. Kõigepealt teed oma Vogue'i ära ja siis kui Vogue on tehtud, siis lähed maale kanade juurde. Või vastupidi, et sa lähed maale ja siis paned need kanad sinna Vogue'i kaanele. Why not? See on nagu väga hea kontseptsioon pildistamiseks kusjuures. Ja, et selles mõttes ja, et on nagu, on olnud suured unistused. Õige. Peabki suuresti unistama. Kas need ka täituvad? Aga sa töö kõrvalt teed veel päris mitut asja. Üks asi, mida mina jälgin, on sinu kodu renoveerimine. See, mida ma suure hooga pandeemia ajal alustasin ja nüüd olen nagu... Aga mina olen nagu paandunud fänn ikka. Iga kord, kui ma näen, et sa jälle pildi üles paned, siis ma olen nii... Räägi korra, kus sul siuke mõte tuli ja kus sul üldse seda sisekujundaja geeni on tulnud? No, kus see mõte tuli? Juhtus kuidagi niimoodi, et me sattusime elama mu vanemate vanasse majja. Vanasse majja, no jah, okei. Ma kasvasin üles seal. Ja see on siuke, kuidas ma siis ütlen, et mitte nagu pahasti öelda. Ema-isa tulid Kreekast, uusrikkad, noored ja arvasid, et võiksid ehitada endale vägeva maja. Ja see oli väga Kreeka mõjutustega, seal on sambad ja seal on lõvid ja seal olid inglid ja sellel ajal väga kihvt. Nii, nüüd on natuke ajad muutunud ja me oleme seal tegelikult juba nüüd vist tuleb 3. aasta. Ja tegelikult ma kogu aeg isaga rääkisin, et äkki peaks nagu ette võtma, et need asjad on siin juba ikkagi nagu nii kulunud ja vanad ja et köök ja kõik, et sa mõtle 25 aastat ikkagi juba vana köök, et äkki peaks nagu tegema. Ja siis kogu aeg, no teeme. Ja siis tuli see koroonapandeemia järsku töötu põhimõtteliselt, on ju. Ja siis ma mõtlesin, okei, et aga ma hakkan siis pihta lihtsalt. Ma ei tea, ma proovin, YouTube on olemas. Äkki ma proovin lihtsalt. Ja siis võtsin selle ühe toa ja siis hakkasin seda tapeeti sealt eemaldama. Siis hakkasin neid seinu pesema, siis rentisin selle ülisuure lihvimismasina, siis panin Martini seinu lihvima, üleni seda valget mingit betooni täis. Siis lihvisime, siis pahteldasime, siis see pahtel hakkas sealt kooruma. Siis mida asja nagu. Siis pahteldasid uuesti, siis helistasid sõbrannale, miks see pahtel koorub, no mis ma valesti teen. Ja siis lõpuks said selle pahtli sinna kuidagi seina, siis said neid juba värvima hakata, siis oli kuidagi nii nagu protsess ja nii lahe nagu tegelikult nagu, ma tegin seda reaalselt vist 2,5 kuud, seda ühte väikest tuba, mida profid teevad ilmselt 2 päeva. Aga see protsess iseenesest ma õppisin sellest nagu nii palju ja siis see põranda vahetus, seal pean küll tunnistama, naabrimees tuli appi, aitas parketti panna. Et aga ei, see oli väga lahe, nagu väga lahe. Ja siis see kuidagi nagu sellest areneski, et sealt edasi nagu läksime siis sinna suure toa ja köögi peale ja siis ülevalt võtsime ka parketti ja tegime ülemised toad kõik korda. Ja nüüd on jäänud vetsud, saun, majapidamisruum ja seal veel nipet-näpet, et tegelikult natuke on veel minna. Kas see ise tegemine oli nagu väga teadlik valik sellepärast, et sa tahtsidki ise teha ja ei tahtnudki kellegi teise abi, tol ajal oligi veidike keeruline kedagi endale koju kutsuda, eks ole. Okei, aga kust see inspiratsioon tuli? Et remontima hakata üldse või? Ja seda, et mida sa seal täpsemalt teha tahad? Täitsa lambis, ma ei tea, nagu
no üks äpp, mida ma väga palju kasutan, liiga palju on Pinterest. Sinna võib ära eksida tundideks, et kuidagi ilmselt sealt hakkas nagu pihta, et ja noh, ma tahaks loota, et ma nagu, mul mingi nagu tunnetus on ilmselt nagu kogu oma selle ala ja kõige nagu ka seoses, et ma ei tea, kuidagi lihtsalt hakkasin pihta ja kuidagi hakkas tulema ja siis hakkas tulema nagu see, et mis, noh, mul on nagu, mu eelmine kodu oli ka hästi nagu eklektiline. Ma ei ole kunagi olnud nagu suure sisekujunduses siis nagu siukse minimalismi fänn võib-olla, et mulle meeldib, kui on natuke värvi, kui on nagu siuke nagu pesa või et nagu hubane ja mõnus, et kõigil oleks seal chill olla, et selles mõttes jah. Sul on üks ruum, mida enamus inimestel tõenäoliselt kodus ei ole ja selle nimi on otse loomulikult sneaker room. Palju sul siis neid ketse nüüd ikkagi on ja miks neil eraldi tuba suisa vaja on? Seda viimast osa pole vaja vastata, sest et see on loogiline, et kõigil ketsidel oleks vaja oma tuba. Minu ketsid saavad väga hästi kapis hakkama, ma ei tea, miks neil eraldi tuba peaks vaja olema. Tead, see tuli kuidagi nii nagu, no see maja, kus me praegu elame, on väga suur. See on nagu liiga suur isegi. Ja siis polnud midagi teha. Ja põhimõtteliselt mõtlesin, mis ma siis, Martin ka töötas tollel ajal nagu kodus on ju, mis ma siis teen, no aga miks mitte? Ma vist nägin ka Pinterestis äkki mingeid pilte kuskil, et nii lahedalt olid ketsid nagu välja pandud. Siis mõtlesin, et aga davai, teeme ära. Et nagu, why not? No ruumi on ja. Aga selles mõttes, et see ei ole nagu ainult nagu, et siin on nüüd ainult ketsid, seal on tegelikult nagu kontorilaud ja nagu seal saab tööd teha ja seal saab nagu selles mõttes nagu... Seal ketsitoas. Jah, seal ketsitoas saab tööd teha. Ja. Just, prioriteedid. Oota, aga palju sul neid ketse on seal siis? Ma ei tea, ma ei ole lugenud. No suurusjärk. Sa vist 5 paarile päris ei teinud nagu eraldi tuba. Ja, sest et tegelikult on niimoodi, et ma panin, ega ma ei pannud sinna kõike ju, ma ikka sättisin. Ma vaatasin, et see karp sobib siia ja see karp sobib sinna ja need raamatud sobivad siia. Aga seal on ka Martini ketse päris palju. Et ma tõesti, ma ei ole nagu kokku lugenud. Kusjuures ma olen päris palju ka ära müünud viimasel ajal, et nagu ühel inimesel ei ole nii palju ketse vaja, kui mul vahepeal oli päriselt. Nagu see ei ole... No, ja kuidagi nagu kogu selle protsessi käigus, kus me oleme nagu... selle nagu nii-öelda teadlikult siis võib-olla tegelenud selle ketsimaailmandusega. Olen ka arenenud, et ma ei osta endale nüüd igat paari lihtsalt kokku, sest see on nii äge, on ju, või see on nii ilus või et pigem nagu nüüd juba teha neid valikuid nagu selle põhjal, mida ma tõesti tahan või mis ma tõesti mõtlen, et ma ka kannan ja mis nagu tähendab mulle võib-olla mingis muus mõttes enam kui lihtsalt paar ketsi. Aga sa oled ikkagi see, kes nagu kannab reaalselt neid ketse, mitte ei ole nii, et kollektsionäär, et ainult seisavad riiuli peal kuskil? Ja ei, me kanname. Meil on diil, et me kanname oma ketse. Me ei selli ega riisselli ega, et ja no selles mõttes et nagu kollektsionäär, nojah, et võiks ju olla ka nii, et ei kanna üldse, aga et nad on lihtsalt nagu sinu kollektsiooni osa, aga nad ongi kollektsiooni osa, aga lihtsalt meil, nad on mugavad, nad on ägedad, miks mitte. Aga mis siis, kui sa ära rikud nad? Ja seda juhtub minuga päris palju ja sellepärast on ka Martin vahest hämmingus, kuidas üks inimene suudab oma ketsid nii läbi kanda. Ja minu vabandus on alati see, et mu töö on selline, et kui ma nagu töötan, see võib olla mingi tolmune koht, ma aelen nii ja naapidi ja noh, nii nad lähevad. Seda juhtub. Aga sul on lisaks sinu põhitööle ka see teine väga oluline töö, mis on siis... Ei, see ongi põhitöö nüüd. No ja praegu tõesti on emaks olemine. Räägi natuke endast kui emast. Kuidas sa näed ennast emana? Ma olen, nagu ma enne ka mainisin, et Martin on nagu hullult hea isa, siis Martin on nagu mega kannatlik ja siuke nagu suudab asjad nagu läbi rääkida ja nagu rahulikult, siis minul võib olla nagu 0-100 niimoodi, nagu päriselt ma võin minna nagu mingi täiesti lambi asja pärast nagu, aga samas ma tahaks loota, et ma olen tegelikult väga mõistev, väga nagu julgustav, väga toetav ja... Ma pigem tahakski olla nagu, et lõpuks
mingi hetk nagu ka väga hea sõbranna oma lapsele, mida on ka mu ema mulle, et see on minu jaoks nagu väga oluline. Kas te kuidagi, kui te alustasite Carlota kasvatamist, kas te kuidagi Martiniga jagasite rollid ära või kuidas see alguse protsess teil käis? Meil oli üldse niimoodi, et kui Lotti sündis, Carlota siis, me kutsume teda Lotiks. Kui Lotti sündis, siis Martin töötas juba Adidases ja neil oli nagu selline asi, et nad pidid iga kevad ja sügis käima ühesõnaga kuskil vaatamas uusi tooteid ja värke ja siis ta pidi minema oktoobri lõpus ja Carlota sündis 15. oktoober. Nii et võis juhtuda, et nagu peaaegu sinna kanti, kus ta on ära. Kuigi ta lubas mulle, et ta ei lähe, siis never know, vaata. Ja siis oligi niimoodi, et Lotti sündis, siis nädal aega olime koos ja siis järgmine nädal Martin läks ära. Ja siis mina jäin nagu üksi, mis tegi ka võib-olla minu jaoks selle natuke nagu dramaatilisemaks siis selle lapsega kodus olemise. Mitte, et ma Martinile midagi pahaks panen, see oli tema töö ja see on nagu väga oluline ka osa elust, eks. Aga lihtsalt ma tunnen küll, et ma võib-olla sellel esimesel aastal olin natukene rohkem üksi, aga nüüd jällegi, täpselt nagu ma ütlen, et see kuidagi nagu nii mingi hetk nagu tasakaalustunud, et nagu tema roll sai nagu tähtsamaks võib-olla natuke hiljem kui seal esimesel aastal ja nüüd see ongi nagu nii tähtis lapse jaoks, et ja nagu nii nagu oluline ja nii nagu lähedane on nende suhe, et ja see on väga okei, see on väga fine, et aga lihtsalt jah, esimene aasta oli natuke rohkem mul kanda ja sealt edasi juba läks nagu kuidagi nagu tasakaalukamaks. Aga kuidas teil praegu on, arvestades, et Martin peab ju Poolas olema? No jah, raske natuke ausalt öeldes, et üksi siin praegu toimetan ja tegelen, et saaks laps lasteaiast, lasteaeda, trenni, kuigi praegu on kahjuks trennid Zoomis, mis on minu meelest väga kurb. Et seda on nagu ma tunnen tal väga-väga puudu, seda trennis käimise rõõmu, et see on ikkagi rõõm, see on lapsele, nagu 5-aastasele lapsele, ta läks 3-aastaselt tantsima ja akrobaatikasse ja see on nagu nii suur rõõm elu, nagu osa elust tal praegu ja see, et see on nagu läbi Zoomi, see ei ole võrreldavgi, sorry, nagu see on väga raske, see on treeneritele raske, see on lastele raske, see on vanematele raske, see on kõigile nagu väga raske. Ja siis on nagu see teine emotsionaalne pool, et nagu lapsel on raske, sest et laps igatseb oma isa ja siis tegelikult on ju, ma ei kujuta ette, kui raske veel Martinil on, kes on nagu üksi seal, et me saame veel koos olla, aga tema on nagu täitsa üksi. Aga raskused ongi selleks, et neid ületada. Et jah, meil lihtsalt sattus see nagu, tegelikult nagu nii tore ju, et sul on võimalus töötada välismaal ja kogeda jälle nagu mingeid uusi asju ja mina, kes ma olen ju mitmeid kordi välismaal käinud nii oma perega kui üksi. Ma olin kohe nagu, kui see pakkumine tuli, ma ütlesin, davai, teeme ära, pole mingit küsimuski. Lihtsalt see langes meil nii tobedal ajale, et see koroonapandeemia on selle liikumise lihtsalt nagu nii ära kattinud, et see nagu nii raske on, et aga läheb paremaks, ma arvan. Aga kuidas sa päriselt sellega hakkama saad? Et sa ütled, et tuleb hakkama saada ja saab hakkama küll, aga kas on sul mingid nipid või räägid sa endaga kuidagi, et sisendad endale, et jah, ma näiteks teen täna seda, sellepärast, et mul oleks kergem või et ma saaksin sellest kiiremini üle? Ja ma olen küll hakanud rohkem nagu näiteks teadlikumalt mingeid toiduasju lahendama. Ma nüüd ostan nädala jagu tooteid ära, ma panen päevakava paika, millal ma mida süüa teen, mõnikord teen õhtul valmis juba, et oleks lihtsam, et kui me tuleme koju, siis söök on valmis, et ma füüsiliselt ja vaimselt ei jaksa õhtul kokkama hakata, kui mul on pikk päev olnud ja lapsel on pikk päev olnud ja nagu et selles mõttes et nagu mingid siuksed väiksed asjad on jah, mis on nagu paika loksunud sellega seoses, et oled nagu üksi, aga mul on selles mõttes suur abi emast, Martini emast, et kui midagi ikka on, mul on nagu selles mõttes ma ei ole nagu ikka täiesti full on üksi, mul on ikka mingi tugi olemas, et kes nagu aitavad vajadusel hoida, kui ei saa lasteaeda minna või mis iganes, et
aga jah, ega ta väga kerge. Õnneks laps on juba nii suur ka, et ta on mul 5, et ta ei ole enam nagu nii beebi, et ta on nüüd ikkagi nagu suur inimene ja mõtleb kaasa ja et jaa, aga ei noh, jah, saab hakkama. Kui me juba sellel teemal oleme, siis ma tegelikult liiguksin ka ja räägiksin natukene vaimsest tervisest üldiselt. Puhtalt sellepärast, et mainisid ka siin, et põhimõtteliselt kui pandeemia tuli, siis sama hästi kui kohale töötu, on ju. Et kuidas sina selle stressi ja pingega nagu toime tulid sellisel perioodil, et kuidas sa oma vaimset tervist hoidsid? See oli päris õudne ja see oli ikka nagu see lihtsalt mitte see nagu olukord iseenesest lõppkokkuvõttes ei kujunenudki nii õudsaks, aga see hetk, kui see eriolukord välja kuulutati, mul oli vist 5 tööd kirjas. Väikeettevõtjana 5 tööd on suur asi, see on ja kui see kõik jääb ära, siis see on nagu suur põnts ja kõik see nagu teadmatus ka tollel hetkel, et mis siis, kas päriselt ongi nüüd nii, et me istumegi 2 kuud kodus, et mismoodi ma arveid maksan, mismoodi see välja näeb. Ja siis, aga see, esimesed päevad oligi siuke, siis millegipärast tollel ajal täpselt nagu juba korra mõtlesime, et ostaks nagu ise ikkagi ka korteri, et laseme isal selle maja maha müüa ja soetame ikka oma kodu ja soovisime pangast laenu saada. Ja alguses mina oma ettevõtte alt maksan endale palka ja isegi nagu terve selle eelmise aasta maksin enda meelest nagu täitsa kenasti ja normaalselt ja täitsa nagu tublisti ja nii, kuidas jaksasin küll, aga nagu päris sükest normaalset palka. Ja siis pangast esimese vastuse saime nagu positiivse ja siis läks vist paar päeva mööda ja see haldur helistas kõigepealt Martenile ja ütles, et teate, et nüüd on nii, et me saame teile laenu anda, aga teie elukaaslasele mitte. Sest ta on oma väikeettevõtja omanik, ta maksab ise endale palka. Ja siis ta läks, Martin ei jõudnud veel alla tullagi mulle seda rääkima, kui ta juba helistas mulle ja rääkis mulle selle sama asja. Ja ma täiesti murdusin. See nagu see ei ole võimalik. Et nagu mis mõttes? Ma näen vaeva, ma teen tööd, ma maksan makse, ma maksan endale palka ja te ütlete, et ma ei või et te ei saa mulle kodulaenu anda, sest et ma olen oma ettevõtte ainus töötaja. Ja siis ma murdusin, siis ma nutsin vist hommikust nagu õhtuni. Ma ei saanudki pidama, ma lihtsalt nutsin. Ma nagu okei, et nüüd ongi nii ja et siis on nii, et ma olen täitsa mõttetu inimene ja ma olen nagu ma pole väärt mitte midagi ja mingi täiesti nagu breakdown. Aga siis kuidagi tulid sellest välja, siis nagu hakkasid juba naerma vaikselt selles, okei, siis fine on ju, et kui nii, siis nii. Ja siis ma ütlesin, okei, et suvas me ei ostaks seda korterit. Siis ma hakkan hoopis remonti tegema. Et tegelikult ju midagi hullu ei juhtunud. Lihtsalt see olukord nagu see, et sul on tööd jäid ära. Mõnes mõttes saad aru, et nad ei anna sulle laenu. Aga selles mõttes läks küll nagu mingi nädal mööda ja töid ikkagi tekkis. Tuli nagu hoopis mingeid uusi asju. Nagu ülilahedaid projekte, minu meelest mul ühed, ma ei tea, kas te neid rabapilte teate, nende üle ma olen ka, kui sa küsisid, nende üle ma olen ka meeletult uhke. Need on sellises olukorras tehtud pildid, et sa nagu ei usukski vaata, et sa oled sellises olukorras ja sa toodad nagu nii head materjali lõpuks ja need muide said Instas mega like. Wow. No toit et väga väga huvitav aeg oli see ja vaimne tervis. Teate, ma vaatan praegu ühte Netflixi sarja Pretend It's a City, see on Fran Lebowitšist, ühest kirjanikust ja autorist ja näitlejast ja ta on siuke lahe naine ja tema eluterve huumor ja sarkasm. Need peavad olema, sest kui neid ei ole ja õnneks mul on Marten on ka siukse eluterve huumori ja sarkasmiga inimene. Ma arvan, siuksed asjad aitavad sind lõpuks välja. No ja muidugi endaga tegelemine, sport, väljas liikumine, ülioluline. Et iga hommik tegime trenni pandeemia ajal, iga päev käisime metsas jalutamas, vaatasime häid filme, kuulasime podcast'e, lugesime raamatuid ja nii ta läks ja siis tulid juba vaikselt need uued asjad. Et ja siis oli vaja krohvima hakata. Ja uusi asju õppida. Et siuke tegevus, ma arvan, et ei tohi jääda, et see tegelikult kui ma sellele mõtlen, see üks päev, kui ma hommikust õhtuni nutsin,
no see oli ikka nagu wow, see oli ikka liig, mis liig, nagu see oli ikka nii õudne, et siukseid asju ei tohi tegelikult lasta endaga juhtuda, et sa ei, võib-olla seda oli korra vaja, et sellest nagu üle saada ja that's it, võib-olla ma ei jäänudki rohkem sellele kinni, et ma ei jäänud nagu iga päev nutma sellepärast, et ma seda pangalaenu ei saanud, eks. See on kõigi ettevõtjate probleem, et see ei ole ainult sina selles mõttes, et kõik väikeettevõtjad on niimoodi, et kuule, teeme diili, ma maksan sulle, sa maksa mulle, korras ja okei, davai, pank, siit me tuleme. Ja pärast seda ma päris palju kuulsin seda probleemi väikeettevõtjatega, et ja see on huvitav. Aga ja siis ongi, et sa tuled sellest nagu samm-sammult või lihtsalt tegeled endaga ja säilitad huumori. See on tõesti väga oluline. Ja sarkasmi. Mulle ka meeldib naerda, see on alati kõige parem ravim nagu. On küll, jah. Kuna me just rääkisime metsadest ja metsas jalutamisest, siis kas me võime minna keskkonna teema juurde? Joo, sa võid keskkonna kohta küsida. Et kuna sa tegelikult elad praegusel hetkel metsa sees, põhimõtteliselt võib öelda, metsa ääres. Metsa ääres ja Harku metsa ääres, super koht. Nii tore. Harku mets on nii tore. Siis kui palju sa mõtled selle peale, et kuidas Eesti loodusel läheb hetkel? See metsateema on ikka väga valuseks, et me kõik teame seda, mis värk Eesti metsaga on. Me ei hakka seda siin lahkamas, ma arvan, aga teate, ma nii palju, kui ma suudan, ma teen ise ka nagu me Nõmmel on ülitore süsteem, see kollaste kottide süsteem, ma ei tea, kas te teate sellest? Ei. Kollased kotid, iga kuu viimane pühapäev tullakse, saad tellida endale kollased kotid, kuhu sa kogud pakendid, kõik pakendid. Saad koguda kollastesse kottidesse ja iga kuu viimasel pühapäeval viiakse need ära ise. Nagu selles mõttes sa paned need aia taha ja tullakse ja viiakse ära. Et põhimõtteliselt mul on kõik pakendid lähevad ainult kollastesse kottidesse ja mis tekitas järsku siukest, mul nagu tavaprügi üldse ei tekigi. See prügi ongi kõik pakendid lihtsalt nagu. Kuigi ma sorteerisin enne seda ka, kui me Tuulemäel elasime. Aga see oli natuke keerulisem sellepärast, et siis oligi nagu, sa pidid, neid tekkis nii palju, siis kuidagi viisid sinna ära kogu aeg, iga päev kogu aeg viisid, siis ikka juhtus seda, et see üks pakend läks ikka sinna nagu tavaprügisse ka. Aga nüüd on see on nagu üli hea süsteem, nii et ma kiidan Nõmme linnaosa, see on nii tore. Ja siis, et ma elan vanas majas, ma ei ehita uut. Kuigi ma ei tea, kauaks seda on ja nii, aga see on nagu tore mõte, et nagu ikkagi sa saad vanast midagi uut teha. Ja ma ei viska mitte kunagi riideid ära, et kõik, mis jääb kas siis üle või kuidagi, et ma viin ise kuhugi boksi müüki või siis lapseriided ma tavaliselt kas viin kuhugi uuskasutuskeskusesse või otsin mingeid programme või kedagi, kellel on vaja, et toetada suuremaid peresi või niimoodi. Sest paratamatult lapseriideid jääb tohutult üle. Ta kasvab nii kiiresti, ta ei jõua osasi asju selgagi panna ja juba tal on need väiksed. Et see on jah nagu megateema, just eile tegime ta kappi korda ja saime jälle nagu suure hunniku, et viia ära või anda sõbrannade lastele või et lihtsalt, et asjad oleks ringluses. Ja siis mu selle aasta projekt. Jaa, ma nägin stories, et sa ütlesid välja midagi väga huvitavat. Kas sa täpsustaksid meile? Aastal 2021 ei soeta mina mitte ühtegi uut riideeset ega paari tosse. Wow. Ma kujutan ette, kui õnnelik rahakott praegu on mingi money. Esimene takistus on teel. Nii. Ivy Parki uus kollektsioon. Okei, see on retsilt ilus. Täna tuli see teaser video, see on mägedes ja seal on joped, mis on mu suurim nõrkus. Aga kui need sulle kingitakse? Ja see on variant. Ehk siis kõik meie kuulajad võivad hakata saatma kinkima. Ja aga ei, ma olen vähemalt, mis ta on, 25? 25 päeva, ülitubli olnud. Kuule, sa suudad 365 päeva, see ei ole tegelikult üldse nii palju. Tegelikult mul on ühe kleidi ma luban endale see aasta ja see on kõik. Seda ma tegelikult mainisin ka. See on üks kleit. Ahah, kas see on valget värvi? Kusjuures ei ole valget värvi. Väga smooth, Kairi. Ei, ma niisama küsin. Aga suund on õige ja aga see valget värvi ei tule.
no näe. Aga aga ma arvan, et ma saan hakkama sellega, et vähemalt ma praegu olen nagu mega positiivne ja nagu mega, sest et ma arvan, et mul on kapis riideid, isegi nüüd, kus ma olen nagu päris intensiivselt selle korrastamisega tegelenud, ma 2-3 aasta jagu võiks seal vabalt riideid olla, nii et ma ei peaks nagu, ma saaks hakkama. See ei ole vaja osta uusi asju. See on see emotsionaalne pool, et see on nagu, mis mind ka väga-väga huvitab, on see, kuidas e-poed on ennast üles ehitanud sellele, et inimesed ostaksid sealt. Ma nagu, kui ma midagi veel õppida tahaks, siis see on see, mida ma tahaks õppida. Mis psühholoogilisi nippe, mis pilte, mis asjad need on, mis nagu tekitavad. Ja see, et sul on nagu, mitte küll praegu, aga e-pood nagu kogu aeg kaasas. Terve maailma e-pood praktiliselt. Instagramis, ükskõik kus, nagu see on nagu nii lihtsaks tehtud sulle. Ja nagu wow. Ja siis ja proovi nüüd siis olla selles maailmas, kus sul on nagu kõik asjad nagu siin ja sa mingi ei. Sa ei tohi näppu anda, vaata. Mina ei ole kunagi ostnud e-poest riideid, nii et mul ei ole isegi seda ahvatust osta nagu. Wow. Sa ei tohi lihtsalt näppu anda, vaata. Tõesti, see on praegu wow. Kuidas ma ostan asju, kui ma ei tea, milline mul seljas on? Kuidas ma ei saa osta nii asju? Okei, ma tunnen ennast väga vanana praegu. Aga ma tahtsin küsida, et kui sa teed kõiki neid prügisorteerimise projekte ja teisi projekte, kui palju sa oma last kaasad sellesse, kui palju sa räägid temale sellest, et miks sa teed? Ta teab väga hästi, et pakendid lähevad kollasesse kotti ja see on nagu kuidagi juba nagu nii loomulikult tulnud, sest et kõik käibki niimoodi, eks. Üks asi, mis mul veel on nagu suur unistus, on kompost teha, et ma saaksin, maal meil on ema lasi ehitada nagu mega ägeda komposti ja seal on muidugi siuke põllumajandus ka, et ta saab seal seda komposti kasutada nagu muu asja väetiseks juba, mis on nagu üliäge. Aga see on nagu ka üks asi, mida ma tahaksin veel endale soetada või siis nagu lasta teha, et mul oleks hoovis see olemas. Aga jah, et ta nagu samamoodi, et rääkida talle nendest just et seda, et riided saab anda ringlusesse, et ta saab jagada oma mänguasju sõbrannadega, teiste lastega, et ma ei tea, kuidagi tal on see nii loomulikult, sest ta on ilmselt kasvanud selle kõrval, et me seda kõike teeme, et siis see kuidagi on tema jaoks nii normaalne, et kui ta näiteks järsku tulebki, emme, kuule selle mänguasjaga ma enam ei mängi, kas selle võiks Laarale anda? Laara on üks väike sõbranna, on ju. Muidugi. Või et emme, see pluus on mulle väike, et see vist sobiks Lindale hästi. Et siuke nagu... Wow. Ma tahan ka ta sõbranna olla. Ma võiks olla, ma tahtsin öelda, et ma võiks olla niimoodi, et kui tal hakkab sinu kapis käima, et emme, mulle tundub, et see ei sobi sulle enam, et see sobiks tädi Sandrale väga hästi. Sa ikka saad aru, et sa hakkad siis Adidast. Ma sain aru, et seal on kõik Adid. Ma loodan, et Nike peakontor kuuleb seda praegu ja on nagu mingi alert läks käima, et Sandra on vaja tagasi pardale saada. Pean piinlikkusega tunnistama, et käin ikkagi Portlandis ringi ja vaatan seda Stella Stanget ja mõtlen, Karli Krossi omad on meil eriti ilusad nagu. Ärge rääkige mulle palun sellest. Aga järgmine aasta nad on täpselt sama ilusad ja siis sa võid endale osta uusi. Minu suurim hirm on lihtsalt see. Siis on odavamad ka veel. Mu suurim hirm on lihtsalt see, et need Ivy Parki, et ma ei tea, kui kaua see liin nagu kestab, et see on nagu siuke väga exclusive värk praegu, et siis mul on nagu veits. Pärast ostad 3-kordse hinnaga. Sest kindlasti mingid asjad jäävad ju müüki nii mul on, ja teate, mis selle asja veel kurvemaks teeb, sest mul on nagu nüüd tal on 2 troppi olnud, on ju. Mul on igast tropist nagu midagi. Ja see on nagu juba nagu veits siuke thing, on ju. No siis sünnipäevakingid me siis teame, mis siin on vaja teha, jah. Aga jah, las ta jääb see, ma elan selle üle. You can do it. Just do it. Tuli ära ja kuulge noored, aga räägime natukene spordist ka. Ja. Sina oled minu põhiline küsimus, mida mina saan. Kairi, kuidas sa sõudja ei ole? Kuidas ma korvpallur ei ole? Kuidas sa korvpallur ei ole? Räägi meile nüüd natuke sellest. Kui lühike ma olen. Meil on lühikesi korvpallureid ka. Kuidas sa nagu dodge'isid selle nagu, või sul ei surutud peale, et sa peaksid? Ei. Õnneks absoluutselt mitte ja see korvpalli teema läks must nagu, selles mõttes ma olen ju kossusaalides üles kasvanud ja nagu selle mängu rütmis hinganud pikalt, aga ei, mitte kunagi. Kahjuks Kaspariga nii ei läinud. Ta ei opanud jah. Väga hea, sest ta on väga hea sellest, mis ta teeb. Kusjuures ma alati mõtlen, et mõtle, kui ma oleks poisina sündinud. Kui erinev mu elu oleks.
jah. Aga okei, no aga õnneks Kaspariga on see, et teda ei ole kunagi sunnitud, et see on puhtalt kõik ta enda valik olnud, ta on ise nagu nii suur fanatt, tema ei tea nagu, kui Kaspar sündis, siis minu meelest isa oli juba treener, et ta nagu ei tunne Aivarit kui korvpallurit ja võib-olla tal on selle võrra nagu kergem. Aga jaa, et meil õega õnneks läks nii, et meid ei nagu suunatud ega sunnitud ega midagi, et õnneks läks nii. Aga spordipisik jäi ikkagi sisse, spordigeenid on olemas? Jaa, ma arvan küll, ma olen siuke salasportija. Ja, sest mina käisin suga tennis pildistamist tegema ja alles siis sain teada, et sa armastad tennist. Ma olin nagu ja ma tahaks loota, et päris, või noh, harrastaja kohta ikkagi päris hästi. Meil on sõpradega suviti turniirid, kus me mängime. Meil on maal tennisväljak. Me oleme nagu selles mõttes ikkagi harrastus tennisistid siis, võib nii öelda. Aga peale selle teen ma veel praeguse kava järgi üle päeva jõutrenni ja käin jooksmas või jalutamas või suusatamas. Ma suusatan ka, mulle väga meeldib suusatada. Ja siis talisportidest veel lauda, niivõrd kuivõrd. Nägin, väga ilusasti liuglesite, Carlotta pani ka juba ringi. Kui lahe. Et jaa, siuke sportlik eluviis on ikkagi nagu olemas ja sees ja. Aga mis see tennise juures just see on, mis siin nagu hoidnud on, sest seda sa oled suht noorest saadik teinud? Ja ma minu meelest esimeses klassis saati tennist mängin. Ma ei tea, see on kuidagi sest on päris hardcore spordiala ikka, kui seda nagu kütta. Jah, no ta on nagu põnev ja ta on nagu ilus vaadata ja ta on nagu siuke... Ja need seelikud. Just täpselt. Ma lootsin, et Kairi ütleb või keegi ütleb selle ära, et ma ei pea... Mulle väga meeldib tenniseelikud, ma olen mingi 10 tükki saatlis nüüd. Jaa, on küll. Ja ma ei mängi tennist. Aga sa enne ütlesid, et fotograafina sa oled kogu aeg ronid, sa oled kuskil, ma ei tea, all, siis sa ronid kuskil üleval, sa pead kuskil kõrgelt tegema. Kui oluline fotograafi jaoks on olla heas vormis? Pika võttepäeva puhul väga oluline, sellepärast, et see on ikka füüsiliselt päris nagu hull töö ja kusjuures ma olen tähele pannud küll, et kui on tekkinud perioodid, kus ma ei ole väga intensiivselt võib-olla sporti teinud, siis need sundasendid, mis fotograafil on, need tekitavad tegelikult väga hulle seljavalusid, väga nagu need randmed lähevad jumalasta läbi ja näiteks arvutiga tööd tehes sõrmed ja nagu ma olen vahest tundnud, et mul reaalselt sõrmed surevad ära, kui mul on pikad nagu töötluspäevad, et see on nagu selles mõttes nagu kehale ikkagi nagu ikka paras koormus ja noh, mingi hetk ma tegin hullult nagu joogat sellepärast, et saada nagu selja probleemidest ja nagu sellistest asjadest nagu lahti, et tegelikult see on nagu see on päris nagu ränk ja just see mul on ka mingi teema selle jalgadel nagu, kui sa nagu hullult liigud, sa ei pane tähelegi, aga kui sa nagu lõpuks koju jõuad ja sa oled ennast vaimselt ja füüsiliselt nagu nii palju andnud, siis see on nagu päris hull tunne. Aga sa ütlesid, et sa teed jõutrenni. See, ma arvan, näitab sul ka fotograafiameti juures palju paremini hakkama saada. Miks sa selle valisid? Mul Martin on selline jõutrenni mees. Tubli Martin! Ja siis ta kuidagi on mind võtnud enda haardesse ja meil on niimoodi, et meil on kodus olemas mingi põhibaasvarustus ja siis me oma hoovis teeme. Ja siis siuksed väiksed kavad on mul, mille järgi ma teen ja just eile käisin jooksmas. Viimasel ajal suusatamas hästi palju käinud ja kuidagi eile ilm oli nii halb ja käisin jooksmas. Siis just pärast kirjutasin ka Martin, tead, ma tunnen, et nendest jõutrennidest on megalt kasus. Ma tundsin, kuidas ma jaksasin oma keha hoida, ma ei väsinud ära, ma nautisin seda jooksu. Et mul on jooksmisega nagu oma teema, et ma olen väga hea lühikeses maas. Ma olen nagu hullult hea sprinter, kusjuures lapsest saati olnud. Aga pikad maad on minu jaoks olnud siuksed nagu suhteliselt koormavad või nagu see on treenimise küsimus muidugi, aga nagu kuidagi nagu loomu poolest ka, et minu meelest Martin jookseb nagu pikka maad, nagu ta võib olla aasta aega mitte jooksnud, ta võib selle 10 kilomeetrit poole tunniga ära joosta, et tal on nagu kuidagi see looduse poolt siis antud mingi... Pikad jalad ka, olge mausad. Et aga nagu minul on see alati nagu raskemalt tulnud, aga eile ma täiega nautisin seda jooksu, ma veel suutsin viimase kilomeetri veel endast nagu kõik anda. Siis ma kirjutasin ka, et ei, et mulle tundub, sest ma olen nüüd nagu seda jõutreeningu värki teinud teadlikumalt
ka pandeemia algusest, kui kõik alguse sai. Ja see on tõesti kasuks tulnud. Ma tunnen seda vahet oma kehas nagu ja ma tunnen seda teadlikkust, mis mu kehaga nagu toimub ja mis mul nagu ja mis ta annab mulle nagu emotsionaalselt ja vaimselt ja selles mõttes see on ikkagi nagu väga kasulik ja tore ja ärge saage valesti aru, ma ei pane mingi 100 kiloseid kange, mul on nagu väiksed, aga ikkagi see on nagu nii hea väiksed, aga tublid. Jah, liikuvus. Jõutreening ei peagi alati olema mingi 100 kilo, ma ka ei tõsta 100 kilo nagu selles mõttes. Ei olegi vaja, aga jõutrenni on vaja teha. Ja, täiesti nõus. Ja, et selles mõttes jah. Sain, ma tean, et sul on seal mingi Eepos fänni küsimusi. Jaa, nii palju tuli neid. Aitäh teile, te olete väga tublid küsijad. Ja kuna me tavaliselt küsime 3, siis seekord tuli nii palju ägedad, et me küsime rohkem. 5. Okei, ma hakkan esimesest. Kes on sinu eeskuju, kui asi puudutab riietumist? Kui hea küsimus. Väga hea küsimus. Kusjuures mega hea küsimus. Aitäh. Kellele me selle komplimendi nüüd andsime? Oi, ma pean otsima siit kuskilt oma telefonist. Nii. Ma arvan, et mul on palju eeskujusi, aga ma tahaks välja tuua võib-olla mõned. Mul on üks hästi hea sõbranna Triin, kes on ülihea maitsega ja minu meelest, kui sa võtad nii lähedalt endale riietumise eeskuju, siis see on nii tore. Siis ma olen ühe hästi ägeda Kopenhaageni ketsipoe fänn, mis on Naked ja nende editorialid on sellised, kust ma kindlasti ammutan inspiratsiooni, kuidas nagu mingeid asju kanda ja sneakers and stuff. Ja üldse siuke nagu streetwear culture, et niimoodi rohkem konkreetselt ma võib-olla inimesi välja ei tooks, aga jah, Triinu võin tuua. Kuidas Triinu üles leiab? Kas ta paneb kuskil kokku ka mingisuguseid outfit'e või ta on küll tegelikult stilisti, ta tegi vahepeal küll stilistitööd, aga ja modellitööd ja turundustööd ja mida ta teinud ei ole. Ja ta on väga tubli ja tore tüdruk. Ja käib ilusti riides. Okay. Aga ta paneb kuskil oma outfit'i üles ka kuhugi näiteks Instasse või? Endast vist ikka, jah. Okei, et võib vaadata tema üles otsida ja inspireerida temast. Laadriin. Selge. Järgmine küsimus. Mis on fotograafi ameti juures kõige demotiveerivam? Demotiveerivam? Polegi. Ja ma just mõtlengi, et kas sellel on... Nadilt ei tee 14 aastat seda, kui nagu oleks demotiveeriv. On ikka neid hetki, kus sa tunned, et enam ei jaksa või enam ei taha või nagu... Ma arvan, et võib-olla ületöötamise faktor äkki on siuke demotiveeriv, et nagu nüüd on nagu liiga palju asju mul ühe korraga. Ja see tuleneb ka sellest üksi tegemisest ja aja planeerimisest ja nagu siuksest natukene organiseerimisest, eks. Aga et see, et sa nagu pead mõnikord raha pärast tegema mingeid asju. Sest sul ongi ju mingid perioodid, kus ongi jõulude ajal nagu hardcore, on ju? Jah. Kahjuks nii on kohati. Okei. Jah, ma arvan, et see on hea, et raha pärast, kui sa pead midagi tegema raha pärast. Aga... Ma tahaks, et inimesed ei peaks raha pärast asju tegema, vaid südame pärast. Aga võib-olla on nii, et sa pead selleks, et sa saaksid südamega teha mingist asju, siis aeg-ajalt ikkagi tuleb teha ka neid asju, mida sa ei taha teha väga. Ja. Targalt tuleb neid asju teha, raha tuleb kõrvale panna, siis tuleb seda investeerida ja siis ei pea enam raha pärast asju tegema. Ma arvan, et me oleme teel sinna. Minu arust väga hea küsimus. Mis on kõige väärtuslikum asi, mida su tütar sulle õpetanud on? Et aeg lähedastega on kõige tähtsam. Et see aeg, mis sa räägid temaga, see temaga suhtlemine ja need tema naljad või need, mis tulevad nagu teadmatult kohati või. Et panna see telefon ära lihtsalt õhtuks ja lihtsalt veeta aega oma kõige kallimate inimestega, et see ongi kõige väärtuslikum aeg. Meil on kõigil paratamatult piiratud aeg siin maa peal. Me peaksime kasutama seda väga targalt. Väga ilus. Ja millised õpetussõnad ütleksid noorele fotograafile?
tee seda, mis sulle meeldib, harjuta seda. Julgelt kirjuta mõnele fotograafile, kes sulle meeldib, äkki saad assistendiks. Mina põhimõtteliselt niimoodi saingi tegelikult nagu võib-olla nagu rohkem tööd, et ma Laural käisin kaasas. Inspireeru, vaata raamatuid, ajakirju, märgi ära, mis sulle meeldib. Jah. Et hästi palju sellist, ma ei tea, kas selle kohta võib niimoodi öelda, aga musta tööd. Et võib-olla sellist, et ongi, et kui sa lähed kellegi juurde, siis sa alustadki nagu nullist põhimõtteliselt või alustad nagu hästi põhjast ja siis hakkad ennast sealt ise üles ehitama. Ja mulle meeldis see justkui nagu oma stiili leidmine, et see on ka oluline. Ja see on väga oluline, ma arvan, et nagu sellega sa defineerid ennast siin maastikul, mis on niigi viimasel ajal väga tight. Kuigi praegu on minu arust hästi paljud fotograafid sarnase käekirjaga kuidagi tekkinud nagu just selle sotsmeedia nagu mõjul on väga palju niimoodi, et ma näen, et ma võin põhimõtteliselt vahet pole, ma võin kõik need 3 võtta ja nad teevad mulle samasuguse tonaalsusega asja nagu. Seda on palju, jah. See on äge, sest et Marju Lepajõe on kunagi öelnud, et igal inimesel peab olema üks asi kindlasti, igal inimesel peab olema stiil. Ja see on nii äge asi, see on nagu tõesti, et kui palju me mõtleme igapäevaselt selle peale, et mis on minu stiil. Et see, kuidas seda tõlgendad, see on nagu täitsa teine, see on nagu sinu enda otsustada, aga et mis see siis see sinu stiil on. Et ja nagu mitte, et mul ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi, et Insta-fotograafid on tekkinud ja nad kasutavad neid filtreid ja kõik, aga lihtsalt proovi ikkagi jääda nagu natukene erilisemaks või nagu mõtle sellele, et mis eristab sind teistest, täpselt nagu sa ütlesid, et miks ma peaksin valima sinu või et kuidas ma saaksin olla kindel, et minu tööd jäävad kuidas nad jäävad teistega võrreldes, kas siis silma või eristuvad, et see on kusjuures see on ka omaette täiesti teema, sellel võiks tunde rääkida, et mis on nagu fotomaastikul toimunud just selle Insta-fotograafia ja siukse nagu nagu samamoodi nagu natuke nagu kiirmood on see kohati või et seda toodetakse nii palju. Ma ei ütle, et see on halb, see ei ole kindlasti halb, aga see vajab jälle kohanemist. Saad ühe küsimuse veel või lähme soovituste nurga juurde? Okei, ma küsin, sest ma arvan, et äkki inimene tahab seda, et see saaks küsitud. Mis on kõige halvem kink, mis sulle kunagi tehtud on? Kas tema on selle kingi teinud? Ma ei tea. Ja sellega on üks naljakas lugu. Ma tean, kellelt see küsimus on tulnud. Minu head sõbrad Kristiina ja Raiko. Sellega on niimoodi, et mul kunagi küsiti ühes mingis paneelis töö juures, ma töötasin kunagi Overellis, see oli väga lahe kogemus, ka sellest me ei jõudnud üldse rääkida, aga see selleks. Ja seal küsiti mu käest, mis on kõige halvem kink, mis ma elus saanud olen. Ja teate, mul ei tulnud mitte midagi pähe, sest ma vist ei ole saanud halbu kinke. Ja mul tuli meelde, kuidas Krissu rääkis, et Raiko kinkis talle sünnipäevaks Fat Burneri ja Martin Müürsepa eluloo raamatu. Ja siis ma varastasin ta vastuse. Ja siis kõik olid, see pole väga tore kink. Nii et tervitused Raikole, kes selle kingi tegi tegelikult. Mis asja, eluloo raamatud on jumala hea asi ju. Ja kellele Fat Burner ära ei kulu siis? Lihtsalt mina tean ka Kristiinat ja Raikot ja ma lihtsalt mõtlen, et tõesti, kui Kristiinale kinkida Fat Burner ja Margu ja Müürsepa eluraamat, siis see tõesti võib-olla läheb natuke mööda. Ja Raiko tahtis ilmselt ise lugeda seda raamatut lihtsalt. Mina mäletan, et minu õe ja praegune abikaasa kinkis esimese asjana talle tee nagu mingisuguse serveerimise komplekti ja siis oli ka niimoodi, et what is this? Tagu, aitäh. Tagu, jah. Toredad asjad. Ma veel, kas see praeguse abikaasa, nagu ta oleks neid mitu? Ei, vaatamata sellele kohutavale kingile, nad on abielus, nii et tšing-tšing. Okei, see raamat veel tõesti, aga Fat Burner tõesti. Väga armas. Aga kas me räägime natukene parematest raamatutest? Jaa, räägime. Meil on 3 soovitust, mida me sinu käest sooviksime saada. Esimese asjana üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Ujumist.
jaa. Lapse kõrvalt nähes seda, kui oluline on, et inimene oskaks ujuda. Aga ta oskab sul ilusasti, on ju? Ei või? Ta peab minema trenni. Ta on mul nii ettevaatlik ja ta on meeletult selline ettevaatlik ja arg ja näiteks selle lumelauaga ka, kui me käisime nüüd paar nädalat tagasi Kuutsemäel lumelauda õppimas temaga, siis tal oli instruktor ja see instruktor ütles mulle ka, teate, homme ta võiksid vabalt ise alla tulla, ta lihtsalt ei julge. Et ta on mul selline nagu hästi nagu, tal võtab aega mingite asjadega. Nii et ta läheb nüüd kevades kindlasti. Pead talle hästi palju Merineitsi filmi näitama. Ja talle väga meeldib. Ja, talle väga meeldib. Aga jah, meil on maal meri lähedal ka, nii et see on ülioluline, et ta õpiks ujuma. Nii, üks asi, mida iga inimene võiks proovida. Ma arvan, et iga inimene võiks proovida oma elus kunagi näiteks kas lumelaua või suuskadega mäest alla tulla. See tunne on lihtsalt nagu imeline. Eriti kui sa oled kuskil Slovakkias või Austrias ja need laskumised on nii pikad ja nauditavad, et siis... Ja pehme puuder kuskil. Ja. Või vastupidi liustiku peal, kus ei ole mitte ühtegi mugulit või mogulit üleval, vaid sa lihtsalt nagu... Ja iga inimene võiks proovida oma elus korra tennist mängida. See on ka lahe. Sportlikud asjad, väga hea. Ma proovisin, kõik teavad, et ma ei oska tennist mängida. See video on viraalseks läinud. Puha, kuhu ma lähen, siis kõik on kärgas sul tennisega loodan. Nii, viimane soovitus. Ja, üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Ma väga soovitaks praegu vaadata Netflixis seda Pretend It's a City, see Martin Scorsese. Jah, tehtud. Fran Lipovitšist, väga lahe naine, väga nagu, ma olen ise ka poole peal, aga juba need esimesed episoodid on nii inspireerivad olnud. Ma ei tea, olete vaadanud seda? Ei, ma tean, mida ma täna ratta peal vaatan. See Netflixi raamat on väga, selles mõttes ta on hea lugemine, et ma ei ütle, et ma kõigega nõustun, seal on natuke sellist ameerikalikku võib-olla sellist nagu seda happy vibesi, mis võib-olla mõnikord minust läheb natuke mööda, aga see on nagu selles mõttes, seal on väga palju õpetlikke asju, mida võib-olla iga ettevõtja võiks lihtsalt kas või teada. Ja teate, mida ma veel soovitaks? No? Genka uut albumit, Oleg. Ma ei olegi kuulanud. Ülihea. Täiega peaks panema peale. Ülihea. Nii et thanks for that. Tavai, pakime kokku ja paneme play. Kõlab hästi. Aitäh, Keter, et sa meile külla tulid. Aitäh, et kutsusite. Tõesti, suur aitäh. Ja aitäh, vaatajad, kuulajad ja järgmise podcastini. Ciao! Sportland. Be First podcast.